Tere, mina olen Mardo Männimägi ja te vaatate One Stage vestlust number 5. Miks me seda teeme? Me teeme seda sellepärast, et tuua teieni ägedaid inimesi Eestist. Näidata, kuidas nad töötavad, kuidas nende harjumused on ja mis on neid viinud selleni, kellena me täna neid tunneme. Minu tänaseks vestluspartneriks on Kristel Kruustik. Tere! Väga tore on olla siin. Tšau! Aitäh, et kutsusid. Nii tore, et sa tulid. Ja. Ma tean, et sa oled mega busy inimene. No, praegult jah, ma sain just teise lapse, Mõtlesid? kes on nüüd, 1, 2, 3, kes on nüüd 6-nädalane ja täna just sai 6-nädalaseks. Nii et ma olen praegult täiel rinnal tegelikult nautinud beebiga aega ja kodus on mul juba 2-aastane poeg ka, nii et, aga jah, tegemist on palju. 2 aastat see on juba mehe mürakas. Jaa, mehe mürakas täiega. Aga jah, väga mõnus aeg on olnud, et me siin, siis kui see eriolukord hakkas, siis ma olin veel aktiivselt kontoris ja toimetasin ja siis mingi hetk enne siis, kui Artur ilmale tuli, siis võtsin aja maha, et lihtsalt saaks endale ka aega nagu panu. Kas sa võtsid aja maha, sest ma tean seda, et sa sünnitasid ja nädala hiljem ma nägin sind juba üritustel rääkimas. Ma ei tea, kuidas see juhtus, aga... Inimesed võtavad aega maha paar kuud vähemalt. Jaa, aga need, ma ikka vaatan, ma olen ettevõtja ja ma seisan Testlio eest ja ma iga kell nagu esindan Testliot on ju, ja kui mind kutsutakse lahedatele üritustele või sellistele podcastidele, nagu sina siin teed, et siis mul ei ole nagu mitte mingit probleemi seda aega anda ja sest et ma ei tea, ma olen kuidagi siin viimaste aastatega just võtnudki endale eesmärgiks, et mulle meeldib käia ja rääkida, et lihtsalt anda inimestele nagu seda, ma ei tea, kuidagi inspiratsiooni võib-olla, et näed, et mina olen nagu siin ettevõtja ja teen nagu suuri asju, on ju, et kõik saaksid aru, et kõigil on seda võimalik teha, on ju. Ja ma kuidagi naudin ka väga inimestega rääkimist, et ma iga kord, nagu me enne ka rääkisime, et iga kord tunnen, et ma ise õpin ka enda kohta nii mõndagi, on ju, ja elu ongi selline pidev protsess, kus sa õpid ja sa ei jõua kunagi nagu mingi täiuslikkuseni, on ju, et see on äge. Mulle meeldib just see, et sa oled just nagu hästi tagasihoidlik, võib-olla ma eksin, sa oled mega tagasihoidlik, et mina näiteks teadnud enne 2018 üldse sinust midagi, aga ma olin Mindvalley Jewel, kus siis sa rääkisid, oli üks speakeritest ja siis mul oli lihtsalt karp sõna otsa mõttes lahti, kuidas seal lava veel käisid ja rääkisid ja tegid nagu õunisid seda, et sa ei kartnud üldse, kuigi see tundub nagu, kui ma sind inimesena ei tundnud, siis ma arvasin, et sa oled hästi tagasihoidlik. Ja ma arvan, et ma olengi, ma olen introvert kindlasti, et mulle meeldib, ma ei ole mingi ülisotsiaalne, et kogu aeg on, ma ei tea, sõbrad külas ja kogu aeg ma pean kuskil nagu üritustel käima, et pigem ma olen nagu sundinud ennast sellest, nagu olen sundinud ennast olema julgem ja minna ja teha nagu asju väljas, on ju, et selles mõttes ma arvan, et sul on kindlasti õigus. Aga ja see lava nii-öelda kogemus on mul tulnud nagu nüüd aastatega ka ja ma arvan, et mul on algusest peale, et kui ma olen seda Testlio lugu rääkinud või ma olen sellest probleemist rääkinud, mida me lahendame, siis mul kuidagi naturaalselt tuleb see mingi säde ja kirg silmadesse, sest ma olen lihtsalt tõesti, ma olen nagu südames kirglik selle teema osas, mida me lahendame. Mida rohkem seda endast välja annad ja nii-öelda pitchid endalegi, siis seda suuremaks see mõte. Aga ma kindlasti olen läbi ajaga nagu õppinud, ma ei ütle, et ma oleks õppinud seda, et ma pean nüüd ülienergiline olema või ma pean seda või teist või kolmandat tegema, et ma pigem olen õppinud lihtsalt oma esitlusi nii-öelda struktureerima, et mis nagu see story on, kuidas ma pean rääkima, et lihtsamini inimesteni jõuda, aga pigem kogu see energia, see tuleb nagu loomulikult, sest ma olen lihtsalt, ma tõesti nagu armastan seda, vaata, mis ma nagu teen. Ja see ongi nii.
Seda, ma näen seda kõrvalt ja sellepärast oled ka siin, et iga kord, kui ma näen sind, sa särad, kas me puutume kokku kusagil tänavapildis või tegelikult sa oled täiesti juhuslikult mul naabri. Mitte nagu ukse naaber, aga kõrval majas ja iga kord, kui me kohtume, siis ma näen. Kogu aeg kohtume? Jah, tuled sa, kas ma näen sind hommikul või õhtul, sa oled samamoodi meelest, et tihti on inimesed õhtul nagu juba väsinud ja vähemalt paistab välja, et sa oled täiega naudid seda. Teeme sellise ego raundi, et ma mõtlesin, ma tutvustan sind ise, saavutusi, aga ma vaatasin, seda oli palju ja tihti, kui ma hakkan siin midagi ütlema, võib-olla ma ütlen valesti. Valesti võib öelda, aga kui sa peaksid ennast nüüd pitchima 1 minutiga, siis kes on Kristel? 1 minutiga? Aega me ei võta, aga võib-olla. Ma olen ettevõtja. Asutasin ettevõtte nimega Testlio, mis tegeleb mobiiliäppide testimisega ja me teeme seda läbi globaalse testijate nii-öelda võrgustiku, ehk siis meil on inimesi erinevatest riikidest nagu Brasiilia, Eesti, USA, Argentiina, Ukraina ja me siis ühendame need ettevõtetega, kes vajavad siis testimisteenust ja ma olen seda ettevõtet teinud nüüd viimased peaaegu 8 aastat juba ja ma kunagi ei proovinud või ei soovinud ettevõtjaks saada, et see kõik toimus läbi juhuse, et ma lihtsalt leidsin oma valdkonnas väga suure probleemi, ma leidsin, et sellel ei ole lahendust ja siis ma tahtsin selle ära lahendada ja nüüd siin ma olen, mis on nagu ülitore ja kui ma veel peaks ennast kirjeldama, siis ma ei tea, kui inimesed tavaliselt minust räägivad, siis öeldaksegi, et ma olen nagu Eesti üks edukaimatest nii-öelda startup ettevõtjatest, et ma olen olin siis Eestis 3., kes näiteks kaasas oma ettevõttele välisinvesteeringuid, on ju, et meil on veel Kaidi Funderbeamist ja Karoli Jobaticalist, kes seda on teinud ja nüüd pärast meid on muidugi neid naisterahvaid väga palju olnud ja see on nii äge, et mõtle, ma ju alles alustasin tegelikult oma ettevõttega, et meil võiks palju rohkem naisettevõtjaid olla. Ma arvan, ma kuulan seda praegu, ma arvan tegelikult see on alles algus. Siin on kroonitudki aasta naisettevõtjaks, siin on kroonitud aasta noorimaks ettevõtjaks. Aasta noorimaks, aasta startup. Jah, ma ise ka tegelikult ei mäleta enam. Nii tore, et mulle nagu tore neid, et ma olen saanud nagu tunnustatud. Kindlasti ma arvan nendel hetkedel, võib-olla kui ma olen tunnustatud saadud, siis ma olen kuidagi tundnud, et oi, et ma ei tea, ma ei vääri seda või ma olen alati hästi enesekriitiline olnud, on ju. Aga nii tore on, et mind tunnustatakse, et ma jään silma ja see tegelikult nagu kuidagi näitab mulle ka, et ma teen ikkagi mingeid asju nagu õigesti, on ju, et see enda tunnustamine on väga oluline tegelikult, et sa peadki selle sammu mõnikord tagasi astuma ja vaatama ja et ma arvan, et laste saamine tegelikult on mulle hästi palju ka seda õpetanud, on ju, et varem oli see, et sa kogu aeg ehitad oma ettevõtet ja ei võta kordagi seda hetke, et hingata ja mõelda, et mida sa oled saavutanud, vaid pigem on selline kogu aeg lased orav rattas, et nüüd lapsed on kuidagi õpetanud seda, et sa... Mingi stopper. Et sa nagu ongi, et sa lihtsalt vaatad ajast tagasi, mõtled selle peale, mis on tehtud ja paned selle pealt nagu sellise uue plaani ja uued unistused nagu paika. Et ma olen kindlasti nagu palju rahul olevam endaga, kui ma olin siis, kui ma alustasin oma ettevõttega. Väga äge. Sa tõid ennem sisse Kaidi Funderbeam, ütlesin ma õieti? Jah. Ma olin just nädalavahetus LHV investeerimisfestivalil ja siis ütles väga hästi, et tal on 3 last. Luges oma 2 last ja siis Funderbeam ütles kõige noorem. Temaga on kõige rohkem probleeme, et iga 2 tunni tagant vajab toitmist ja endiselt 5 või 6, nemad on vist 5 või 6 aastat juba on ju tegutsenud, et tegelikult see on väga õige, et kui sa vaatad oma ettevõtet samamoodi on ju, et sul on inimesed, kellega sa nagu koostööd teed, kelle sa oled nagu aastaid juba koostööd teinud, et sa oledki nagu ema mingis mõttes on ju, et sul on nii paljude eest et sul on nii palju inimesi, kelle eest sa seisad ja sa pead hoolt kandma aga see on äge. Kui sa olid väike tüdruk, millest sa unistasid? Ma unistasin kõigest sellest, millest mu õde unistas näiteks, et vanasti
ma ei tea, kogu aeg küsiti umbes, kelleks sa saada tahad või nii on ju, et siis see ka alati käis mul paralleelselt sellega, kelleks mu suurem õde saada tahtis. Oli see siis juristiks või politseinikuks või mis iganes on ju, et ja see oli siis, kui ma olin nagu täitsa väike nagu tüdruk on ju. Aga siis, kui ma nii hästi mäletan, et siis, kui meil oli keskkooli see lõpp gümnaasiumis, siis me pidime emakeele või eesti keele tunnis tegema siis endast niisuguse mindmapi või kaardistama siis ära, et kuhu sa jõuda tahad ja üks minu unistustest oli näiteks töötada välismaal ja omada rahvusvahelist karjääri ja nii äge on nüüd mõelda selle peale, et ma reaalselt viisingi need asjad ellu. Aga mis vanus see võis olla? See oligi, ma olin vist 16-17, siis kui ma teadsin, et ma tahan neid asju teha. Aga jah, minu hästi tugevaks nagu mõjuallikaks on kindlasti olnud läbi minu nagu karjääri ja selle, kus ma olen nagu toimetanud, on mu õde, nagu suurem õde, kes on minust peaaegu 6 aastat vanem ja tema on väga kaua, ta elas põhimõtteliselt 15 aastat Eestist eemal, omas rahvusvahelist karjääri, üli edukas ja ma arvan, et tema oli see, kes nagu julgustas. Mitte ta otseselt ei julgustanud ja öelnud, no nii, et sa saad, nüüd tule nagu elasin, ma ei tea, Londonis või tule elasin Šveitsis on ju, et sa saad hakkama, vaid pigem ta oli lihtsalt nagu kogu aeg olemas ja sa said nagu tema najale nagu nii-öelda toetuda, kui oli raske on ju. Aga nii äge on mõelda selle jaoks perekond ju, sa oled ikka oma perekonna mingil määral, jätkad natuke nende mustris, kas sa hakkad selle vastu võitlema või mitte, et oleme, et tihti see muster ei ole ju hea, vahel on ka halb on ju. Aga kui on vanem õde, kes inspireerib, see on väga hea, kasulik. Et jah, nii huvitav on nagu läbi nende aastate on, kuna ikka õed ja vennad vaata kaklevad ka, et samamoodi minul on oma aega väga palju lahkarvamusi olnud, et kuidas elu elada või nii, on ju, et aga nüüd me oleme viimased ikka mitu aastat, 4 aastat juba üli hästi läbi saanud ja nagu nii äge on see, et sul on tõesti inimene, kes on sinu veri on sama ja kogu mõttemaailm kõik nagu nii hästi klapib, et see on nii oluline minu arust, et ma näen näiteks, mu ema on näiteks üksik laps on ju, et tal ei ole täna nagu kedagi sellist kõrval, kes on iga raskuse kõrval sinu juures. Ma arvan, et kui vaadata üldse, et lapsed näiteks kaklevad omavahel, siis see on nii oluline asi, et see on üks asi, kus nad õpivad üldse tülisid leppima ja tülitsema. Kui sa ei oska tülitseda ja tülitsed kunagi alles siis, kui oled täiskasvanud. Üksik lapsel ongi see, et tihti võib-olla... Sa muutud isekaks. Sa mõtled, et alati on õigus, sest keegi vaidle vastu. Jaa, ma olen sellest oma emaga ja ma olen sellest ka oma nagu sõbrannadega rääkinud, kes on üksik lapsed, et ma olen täiega nõus sellega, et see õpetabki nagu konflikte lahendama ja teiselt poolt sa õpid teistega arvestama ja sa õpid ka kommunikeerima, mis on nagu üli oluline oskus, et sa oskad kuulata ja sa oskad ennast nagu väljendada ja selgitada, on ju, et see on üli oluline, et kui sa juhid ettevõtet, täna Testlios on meil on ju peaaegu, meil on 80-liikmeline tiim, kes siis arendab seda platvormi ja teeb müüki ja siis on meil veel see globaalne testijate community, kus on üle 10 000 inimese, on ju. Et sa teed nii paljude inimestega koostööd ja inimestel on paratamatult väga palju erinevaid arvamusi ja siis sa pead nagu alati kuidagi mingi kompromissi tegema ja oskama seda võimalikult hästi seletada ja see on väga oluline, aga sa õpidki seda üle aja, et ma olen väga palju vigu teinud nagu. Mul on üks täpsustav asi, kuigi see ei ole kusagil kirjas, ma mõelnud, et ma küsin seda käest seda, aga kui lapsed nagu, mis sina arvad, kui lapsed omavahel tülitsevad, ma just lugesin nüüd artiklit selle kohta, et siis lapsevanem tuleks oodata see hetk ära, kui see läheb nagu keeb ülesse ja nad püüavad seda ise lahendada. Versus iga kord, kui on fight, umbes lastel hüppad sinna vahel, et ei tohi. Ja siis nad alati, kui kakluseks läheb või mingi erimeelsus on, nad ootavad, et keegi tuleks lepitama. Et tegelikult nad leiavad ise mega intelligentsed. Ma näen oma õelaste pealt, et nad lahendavad probleemi lihtsalt, sa ei tohi kohe peale minna. Ootad natuke ja varsti vaatad juba ütleb, palun vabandust. Et sa ei sekku kohe. Et töös on samamoodi, et tihti on, ma ei ea, võib-olla ma rääksin ennast auku praegu, aga just see, et vahel lasedki meeskonnal natuke ise ka, sest iga kord, kui nad vajavad sind asjade lahendamiseks, siis nad on sõltlased sinust.
ja laste osas ma ka kindlasti nagu, noh, Artur on veel nii väike, on ju, et nad ei ole Aaroniga nagu kaplema hakanud, on ju, veel. Aga ja see on väga huvitav aspekt, et ma tean, et Marko, näiteks minu abikaasa, kes on ka Testlio kaasasutaja, ta on kaksik, on ju, ja tema oli see, kes alati oma kaksikvennale, kui tema nutma hakkas või mingisugune konflikt tekkis, siis ta andis kõik asjad ära, et ära lihtsalt nuta või ära tee nagu mingit draamat, on ju, et ma annan kõik asjad sulle ja nüüd ma eelmisel nädalavahetusel samamoodi panin tähele, kuidas minu õelaps minu pojaga siis konflikti lahendas, on ju, et see oli nagu samamoodi, et tema andis oma asjad ära ja siis ütles, et Aaron, kõik on hästi, et noh, nagu kuidagi rahustas väiksema lapse ise maha, ise enda 4-aastane, on ju. Et päris huvitav oli ja noh, muidugi ettevõtetes on see samamoodi, on ju, et inimesed peavad olemagi iseseisvad. Tavaliselt tahetaksegi olla rohkem iseseisvad, et võib-olla öeldakse liiga palju, et oi, ma ei tea, sa tahad mikromanageerida või mis iganes, on ju. Aga jah, et peab ise oskama neid lahendada, eriti kui sul ettevõte ongi lõpuks nagu suur, siis sa ei saa igasse asja ennast sisse viia, sest et sul ei ole see ei ole võimalik, et sa lihtsalt tead igat detaili nii palju, et sa suudaks selle õigele teele viia. Küllap nad saad ise kenasti hakkama. No täpselt. Ma saan rääkida ainult sellest, mis ma ise olen kogenud. Ma näen ma ei ole veel lapsevanem, aga kui ma näen õelastelt ja kuidas minu ema nendega käitub, see on tihti, ma küsin laste käest mingi küsimuse ja siis nii-öelda vanama või minu ema vastab ise, siis ma ütlen, järgmine kord, et oota ära, ütleb, aga ta ei vastanud või ta ei teadnud. Siis ma ütlen, oota, ära lõpetada lauseid, ta tahab vastata, tal juba mõtted hakkab ütlema ja nüüd vanama ütleb ette ära, siis järgmine kord ta enam ei ütlegi, sest ta teab alati, et kuskilt tuleb abi. Et me tahame kõik olla iseseisvad ja siis läbi selle ütleme teistele, lõpetame sõnu. Et igaüks peab ikkagi leidma selle tee. Lapsed on, ma veedan väga palju nendega aeg koos ja mul just oli sünnipäev, siis õde saatis, et mul on sulle kingitus, ma ütlesin, et tule järgi nende koduaadress, hommikul kell 8 võtad, õhtul kell 10 tagasi 3 last, aitäh, noh. Appi, nii äge. Appi, me räägime, vaata, nii palju lastest. Ma tean, et sa Danieliga tegite eelmise podcasti ka, rääkisite ka lastest, aga lapsed õpetavad meile nii palju nagu meist endast ja meie elust ja nagu kuidas asju, probleeme lahendada, et nad õpetavad tõesti väga-väga palju, isegi kui sa ei ole ise lapsevanem, aga ikkagi. Kõik see, kuidas nad liiguvad, kuidas nad mõtlevad, kuidas nad jonnivad, kuidas nad lepivad, kuidas nad naudivad mingid olukorda. Mulle meeldib see laste nagu siirus, et nad tunnevad nii siirast rõõmu sellest, et ta saab hüpata porilompi või ta saab mängida mingisuguse rongiga, on ju, et või vaadata rongi teed, nagu Aaron on mingi täiesti nagu fänn, on ju, rongide fänn. Et sa lihtsalt õpid olema ise ka rohkem nagu selles hetkes ja nautima seda ja olema nagu see mindfulness. Just täpselt. Neil on nagu just, kui me vahepeal unustame ära, mida vanemaks saame unustame ära, et 2 last saavad lasteaias kokku, siis üks ütleb teisele, see on ilusad rohelised silmad. 2 täiskasvanud esimest korda kohtud, üks ütleb, ma ostsin just kodu, siis järgmine küsimus on, mitu ruutmeetrist. Et selline, kõik läheb hästi mingi numbriliseks, kõiki mõõdetakse jubedalt. Et lapsed on siirad. Ma soovitan siinkohal ühte raamatut lugeda. See osa tuleb, võiks soovita, aga soovita ära. See, rääkides nagu sellest, et kuidagi täiskasvanuna me tahame tohutult, paljud inimesed tahavad üksteisele ära panna, et siis Suusan Luitsalu kirjutas raamatu nimega Ka naabrid nutavad, et see on niisugune hästi elutruu, muidugi läbi nalja, aga nagu spektrumi on ju, aga hästi hea raamat, ülikiire lugemine, puudutab väga teravalt ühiskondlikke nagu probleeme, koduvägivalda, ja ongi see kogu see, et me kogu aeg mingi võistleme üksteisega ja mulle väga Susani kõik see, kuidas kui ta inimesega suhelda, kuidas ta räägib, kas sa ei saa aru, kas oli nüüd nali või ei olnud, ta on nii kehvt inimene. Ma hea meelega loen seda raamatut. Jaa, loe. Kas sa kohvi soovid? Jaa, võid küll natukene unustasin algus ära, et ta natuke juba jahtunud, aga võib-olla... Aga praegult on vist väljas palav ka nii, et... Või Eestis palav. Oli palav. Oli palav. Ma nüüd
saad aru, Markoga eile mõtlesimegi, et täitsa lõpp, et kas nüüd ongi tegelikult suvi läbi vist või? Et sügis hakkab tulema, et hakkame jõuludeks valmistuma, vaata. Loodetavasti ikkagi nagu äkki juuli, august toovad meil natukene sinna päikest. Kindlasti toovad. Ja nii huvitavad eestlased alati kipuvad ilmast rääkima, siis on nagu lihtsalt tegelikult nii palju mõjutab meid. Et kui ma, Testlio eluea jooksul ma olen väga palju nagu reisinud on ju, ja ühel hetkel meil oli ka San Franciscos kontor, et nüüd on meil USA tiim remote on ju. Ja siis ma käisin hästi palju Californias ja Californias on nagu konstantselt siuke mõnus soe ilm on ju, päike paistab, et see kunagi ei satu inimestega ilmast rääkima. Pole põhjust. Pole põhjust, jah. Aga Eestis on, kui me võtame selle nädalavahetuse ilmad, siis oli kõik põhimõtteliselt aastaajad esindatud. See lihtsalt füüsiliselt hakkabki meid vaata paratamatult mõjutama, et sa ei saagi piisavalt D-vitamiini, energiat jääb väheks, mida iganes on ju. Tõsi. Jaa. Järgmine teema, millest ma juba räägin, on see, et kui oluline on sulle üldse, et kas teised arvavad, et sa oled hea, et ma olin LHV sellel, see ei olnud LHV tegelikult, see oli investeerimisfestival ja väga hästi ütles üks speaker seal, et ma ei taha, et mul on hea, vaid ma tahan, et ma oleksin hea. Mul on hea oleks ükskõik selline isekas, vaid kui oluline on see, et inimesed arvavad, et sa oled hea inimene sinu jaoks, sinu enda jaoks. Et kas sa lähed vahel ka üle laipade või kodus? Ma olen kindlasti hästi palju pidanud õppima seda, et ma ei saa kõiki nagu õnnelikuks teha on ju, jah, et see lihtsalt ei ole võimalik on ju, nagu ma rääkisin, et sul on ettevõte, kus on 80 inimest või 10 000 nagu community memberid, kellel on kõigil mingid eriarvamused, et sa ei saa lihtsalt kõiki oma otsustega nii-öelda õnnelikuks teha, on ju. Et siis ma olen lihtsalt õppinud, et ma ise tean, et ma teen selles hetkes, ma tahan alati kindlasti hea olla, nagu ma tahan, et keegi ei saaks haiget, on ju, aga paratamatult jälle meil on erinevad arvamused ja ma teen oma otsused alati proovides võimalikult paljud inimeste arvamust nagu ja ma alati annan ju tegelikult ju ka inimestele teada, et ma kuulan sind ja ma tean ja ma tunnen on ju, aga lihtsalt kuna meid on nii palju, siis me peame mingi otsuse langetama, et täna me peame nii tegema on ju, just selle pärast sa pead lihtsalt piisavalt hästi oskama selgitada, aga see on huvitav jah, et ma tahaksin olla hea on ju, ma nagu idee, ma ei sõnasta seda kindlasti nii, nagu see autor ütles, aga ta oli idee, et see, et mitte mul ei ole hea, vaid et ma olen hea. Ma olen rahul siis, kui mitte ainult mul ei ole hea, vaid ma olengi hea, et inimesed teavad, ma olen hea inimene. Näiteks seegi, et sa täna siin oled, see on hea tegu, vaata. Selles mõttes hea tegu, et sa oled busy, sul on, mäletan, ma rääkisin oma elukaaslasega, et ma tahan kindlasti kristlikult, siis me saime teada, et sa oled lapseootel või juba oled lapseootel, ja kui me rääkisime jaanuarist sellest, siis mõtlesin, okei, siis tuleb aasta oodata. Sest ei tea, et ta juba siin esines siin ja seal. Ja siis... siin ma olen. kes sa leiadki selle aja, et millegi pärast on nii, et mida kõrgemaid inimesi me püüame siia vestlema saada, seda lihtsamad jaad tulevad. Kuidagi nad oskavad anda tagasi kohe. Kuigi tal on mingi super... Ma veel nimetaga järgmist inimesed, kes on tulemas, nad on võib-olla harva isegi Eestis. Muidugi sobib, teeme sel päeval. Ja. Ma arvan, et päris palju on äkki seda ka, et vaata nagu väga paljud inimesed isegi ei julge kutsuda, sest nad arvavad, et need inimesed on väga nii-öelda pisid, on ju. Et tore on, et sa Kadiga rääkisid, on ju, et näed, ta nägi, et umbes, et ma ikkagi teen ja olen ja mina just ka oli story, et ta oli seal presidendiga seal. Okei. Ja oligi. Aga jaa, ma olen ise ennast kindlasti ka sellepärast mingitel hetkedel halvasti tundnud, et näiteks kui vaata ettevõtluses on ikka nii, et sul on nagu head ajad ja sul on halvad ajad, on ju, ja siis sa pead kogu aeg kuidagi oma aega oskama prioritiseerida ja siis, kui sa vaata annad oma aja, näiteks lähedki mingile podcasti salvestusele või lähed mingile meetupile nagu esinema, siis sa mõtled, et nendel rasketel aegadel eriti sa mõtled, et oi, ma tegelikult ju peaks tegelema ikkagi selle nagu oma ettevõtte probleemiga ja mitte teistele seda aega andma, vaid andma aega ainult oma nagu oma tiimile ja oma ettevõttele, on ju. Aga samas sa pead ka
mina tunnen, et kui sa oled nagu ettevõtja tegemas suuri asju, siis sa pead ikkagi käima ja rääkima, et vahetult oma kogemust jagama. Kuidagi et sa ehitad esiteks seda nii-öelda networki ka enda ümber, on ju, et sa kunagi ei tea, kellega sa võid nagu kohtuda, kes võib sind aidata, on ju, et see on nii oluline ja minu jaoks on oluline ka lihtsalt tagasi anda ja kuna naisettevõtjaid Eestis on nii vähe, siis ma tunnen, et mul on see vastutus nagu käia ja rääkida ja olla nagu eeskujuks, sest et üks põhilisi probleeme, mida väga paljud naised või noored tüdrukud välja toovad, ongi see, et meil ei ole nagu eeskujusid, on ju. Ja kui ma ise mõtlen oma ettevõtja karjääri peale, siis ma eile just rääkisin ühe naisterahvaga Saksamaalt, kes teeb oma masters nagu degreed ja ta uuribki seda, et mis on need faktorid, mis mõjutavad siis nii-öelda naistel ettevõtjaks nagu saamist, on ju, ja siis eeskujud on väga suur nagu see osa sellest, on ju, et meil on tavaliselt nagu startup maailmas on ju, tuuakse välja, ma ei tea, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos on ju, aga need naised kuidagi nagu ei kerki esile, on ju, et ma arvan, et see olukord, siis kui mina alustasin, siis tõesti, meil oligi, on ju, ma ei tea, Eestist oli Skype'i founderid, on ju, Ahti Heinla ja Taavet Hinrikus ja meil olid Pipedrive, on ju, et polnud ühtegi nagu nii-öelda naisettevõtjad, kes oleks mingeid asju suurelt teinud. Ma tunnen, et ma ise nagu tunnen, et ma ei ole nagu siiamaani edukas, on ju, et mul kogu aeg tunnen, et edu on nagu selline nagu püüdmatu nagu sihtmärk, on ju, et ta kogu aeg läheb eest ära, aga see on hea asi, mida omada, on ju. Nii ta ongi, see ongi ühe eduka inimese eeldus, et kui sa tõused püsti, ütled, mina olen, siis vaata eeskäijad. Jaa, täpselt. Keegi ei räägi sellest. Täpselt, et ma nagu sellepärast tunnengi, et ma nüüd ei tunne ennast kunagi halvasti, kui ma ettevõttes ongi, see on niisugune nagu ups and downs, on ju, korralik Ameerika mägi, aga tuleb nagu tagasi ühiskonda ka panustada, et ma lihtsalt, ma ei tea, ma tunnen, et see on nagu vajalik. Seda enam, et nüüd õnneks on Eestis startup founderitest 15% on naised, mis on nagu ülipositiivne. See on nagu kõige kõrgem number vist maailmas praegu. Muidu on see vaata ikka 5% juures kuskil. Eestlased on väga tublid. Täpselt. Et minu jaoks oli ju see üks suur inspiratsiooni allikatest oli kindlasti vaata see Skype'i lugu on ju, Skype, kuidas nemad nagu tulevad Eestist ja teevad nagu väga ilusa nagu exiti. Aitäh sulle. Järgmine teema, kuhu ma püüan seda vestlust suunata, on hirm. Hirm sõna otsa mõttes, et hirm tapab kõik. Hirm tapab kõik ideed, hirm tapab inimsuhteid, hirm hoiab tagasi oma potentsiaalini jõudmist. Kuidas sul suhtid hirmu? Kui palju sa kardad üldse? Või kas sa kasutad teda justkui nagu lisana või sa ei mõtlegi selle peale? Ma ei saa mitte selle peale mõelda. Hirm on kogu aeg alateadvuses olemas, aga ma olen läbi oma kogemuse vaata nüüd aru saanud, et tulebki, et kui sa vaatad neid edukaid inimesi, siis nad kõik on oma hirmudele lihtsalt vastu astunud ja tulebki ennast pidevalt lihtsalt sellest mugavustsoonist nagu väljapoole viia, et ma nii hästi mäletan näiteks, kui ma olin väike, ma olin niisugune hästi aktiivne, ma mängisin korvpalli ja laulsin ja käisin muusikakoolis, õppisin klaverit, et ma pidevalt pidin esinema ja isegi kui mul oli see lavaline hirm ja näiteks lauluvõistlusel, saad aru, ma siiamaani mäletan seda momenti, ma olin 9. klassis, ma läksin lauluvõistlusele, mul oli kõik bänd ja asjad, ja ma hakkan laval astuma ja ma ei suuda meelde tuletada, mis mu laulusõnad, nagu, mis esimene sõna on. Ja ma olin täiesti, ma hakkasin juba paanikasse minema ja siis ma mäletan, et ma mõtlesin, et küll see meelde tuleb ja muusika hakkas mängima, muidugi tuli kõik meelde, aga see ongi see, et sa lihtsalt, sa ei saa nagu,
kui sa oled juba ennast kuskile nagu ära lubanud, on ju, siis mine ja tee ära ja küll sa hakkama saad, on ju, et ma näiteks nüüd mingi eelmisel aastal on ju mind kutsuti EAS-i seda ettevõtjate galat juhtima, on ju, see on nagu, esiteks see läheb on ju telekasse ja teiseks oled nagu Eesti mingite top ettevõtjate nagu silmes, see ei olnud vist päris otse, aga selles mõttes, et nad ei edinud enam midagi, on ju, et see oli lihtsalt 2 tundi hiljem läks laivi. Alateadus kohe mõtleb, et kui palju võimalusi ennast kalliks teha. Ja täitsa lõpp ja kui see pakkumine tuli, mul oli niimoodi, et oh my god, see on nagu nii äge, on ju, et see on selline võimalus, et miks nagu, et ma siuksel asjal ei saa nagu ei öelda. Ja kui see päev hakkas nagu lähedale tulema, on ju, sa harjutad neid skripte ja siis sa lähed nagu lavale harjutama ja kõik lavaproovid ja siis sa läheb laivi, on ju, siis sa mõtled, oh my god, mille otsa ma jälle nagu assin, et miks ma nagu jah ütlesin, on ju, et nagu nii, et sa tunned nagu, et su süda lihtsalt kukub maha lihtsalt, on ju, et nii suur hirm oli. Aga siis sa lähed jälle lavale ja kuidagi nagu kuna sa oled juba nii kuidagi vaimselt ette valmistanud ennast selle jaoks ja nii südamega asja juures, siis sul tuleb ikkagi see välja ja nii ise, ongi. Kui sa eksid, inimesed ei mäleta su eksimust, sest kõik mõtlevad tegelikult ise enda peale. Terve aja nad vaadates sind telekas, nad mõtlevad, kas tal on kõik korras, kuidas ta ise välja seal näeb. Neid tegelikult väga ei huvita. Aga see ongi kõige, mida sa kirjeldasid, ma arvan, et kõik suudavad resoneeruda selle sama asjaga, kas koolis, kas siis täna ettevõttes rääkides, kas kui sa jääd nagu fookusesse, väga keeruline, see kõik see keemia, mis sul sees toimub, kõrvalt inimesed ei näe seda. Tean ja ma olen nüüd õppinudki seda, et vaata üks oluline komponent selle kõige asja juures on see, et kui ma näiteks hakkasin oma ettevõttega tegelema või mind hakati kutsuma avalikult esinema, siis mul olid need tohutud nagu hirmud, on ju, aga ma sain lihtsalt aru, et ma ei pruugigi olla nagu täiuslik momendist üks, on ju, aga et kui ma teen seda järjepidevalt ja kogu aeg lähen oma nagu nii-öelda nendele hirmudele vastu, siis ma saan lõpuks nagu tegijaks selles valdkonnas ja nii ongi, et ikka inimesed nüüd täna ütlevad, et issand, sa ikka räägid nii hästi ja niuke energia ja vaata lõpuks ongi inimestele jääb see emotsioon meelde, et nad ei jää neil ei jää meelde see, et ma mingi puterdasin või ei vastanud oma küsimusele nii, nagu ma oleks umbes pidanud vastama, et ma ise olen lihtsalt hästi-hästi enesekriitiline, et ma iga kord näiteks nüüd, kui ma ilmselt pärast lähen seda podcasti kuulama ja vaatan seda videot, siis ma ilmselt tunnen väga ebamugavalt ennast ja mõtlen, et oi, et ma oleks pidanud ikka seda ütlema ja ma oleks pidanud sellele küsimusele hoopis nii vastama. Et nüüd see on nagu paremaks kindlasti läinud, aga vanasti oli nii, et ma ei suutnud ühtegi videot vaadata endast, ma ei suutnud ühtegi intervjuud endast lugeda. Ma lihtsalt tundsin, et oleks võinud kõiki asju teistmoodi teha. Aga nüüd on see on kummaline, et sa mõtledki, et oleks teistmoodi teinud, aga sa vastad nii täpselt selle hetke olukorras, nagu sa teadsid. Ja selline ongi, et kui sulle natuke anda pinget, siis tegelikult inimesed tavaliselt just säravadki paremini. Ma tahan seda öelda, et meie see vestlus, kõik vestlused siin, ükski pole ette valmistatud, et me ei ole sellel teemal ühtegi küsimust, midagi rääkinud, lihtsalt sa tuledki siia. Mulle meeldib selle asja ilu, et inimesed mõtleks ja võib-olla peale vastamist mõtlevad hiljem kodus kõtta, et ma ei teadnud seda iseendast või ma sõnastasin selle päris hästi. Ja täpselt, et nüüd ma olengi näiteks käisin ka siin paar kuud tagasi 2 podcasti salvestusel, üks oli Täitsa Pekkis saade, teine oli podcast armastusest. 2 täiesti erinevat nagu podcasti on ju väga erinevad teemad, mida me arutlesime, mille üle me nagu, mida me analüüsisime on ju. Ja siis see on nagu huvitav, et nüüd ma kuulasin ja ma õppisin midagi enda kohta jälle ja siis see on äge, et nüüd kuidagi asjad tulevad nagu nii, ongi, et südamest, et sa ei saa nagu mingeid küsimusi ette harjutada, vaata, et lihtsalt vastadki täpselt, mis hetke ajendil sinu peas on ja muidugi mul on peas võib-olla palju rohkem asju, aga sellel hetkel praegu sinuga mul tulevad need asjad paremini meelde, et ma olen leppinud nagu nüüd sellega toimunud. Kogu see siirus ja mis seal taga on, et inimesed, ütleme, kui sa vastad küsimusele, ei ole ainult see, mis sa verbaalselt ütleb, vaid kuidas su keha käib. Kui sa lähed ikka nagu väike laps õlgadega kaasa ja mõtled, jaa, see on nii tore, silmad säravad, siis see liigutab rohkem kui see, et nagu me näeme väga palju poliitikuid rääkimas, et see on õlad ei liigu kunagi, kõrvad, kulmud, mitte midagi ja põhjendab mingit suurt probleemi, et siis see ei jõua meieni. Võib-olla isegi puterdamine on südamlikum kui otse
väga soravalt välja öeldud lause. Ja ma vanasti olin hästi nagu mures oma puterdamise pärast, et ja siis, kui ma näiteks hakkasin esimest korda üldse laval esinemas käima, siis ma kuidagi tahtsin igat lauset planeerida ja ma esimesi näiteks konverentsi ma tegingi nii, et ma kirjutasin terve nagu esitluse valmis endale lihtsalt ja siis ma niimoodi harjutasin. Sest et ma tundsin, et oh my god, et nüüd kui ma mingi skriptist kuidagi väljapoole lähen, siis on nagu kõik point on kadunud. On, päris crazy. Ja päris nagu halb, aga täna ma olen nagu aga kui sa mõtled, sa oled seminarile kuulamas mingit hästi tehnilist tekstist, nii hiljem inimesed töötavad slaididega, keegi ei taha saada, keegi kirjutada, nad tulevad justkui sinu seda isiku brändi või seda isikut nautima sinna ja nad võtavad hiljem selle tehnilise osa sealt slaidest. Tihti esitajana me tahame anda nagu all in, me anname kõik, mis mul on. Oota, mul on see jutte veel, ma kirjutan üles, vormistan. Ja see nagu liigselt detailidesse minek, et ma õppisin seda hästi palju oma abikaasalt, kes on ka Testlio kaasasutaja, on ja me oleme nüüd 8 aastat teinud nagu, põhimõtteliselt vedadki 24/7 oled koos, on ja ma olen temalt hästi palju õppinud, et tema õpetas mulle väga palju struktuursusest. Mina olen nagu siuke all over the place, on ja. Et kuidagi tema on õpetanud hästi palju struktuursust ja just oma esinemistes olemagi mitte nagu liigselt detailne, vaid natuke rohkem pinnapealselt, sest et ta alati nagu sisendaski mulle seda, et inimesed ei mäleta igat seda sõna või detaili, mida sa räägid, vaid nad mäletavad sind, vaata. Et kuidas sina olid ja kuidas sina laval mõjusid ja nii on. Et see on nagu tihtipeale palju olulisem, et inimesed tahavad pärast hästi tunda ennast. Et siis, see oli praegu konkreetselt selline lavahirm ja võib-olla enese selline, kuidas ennast vormistada laval, aga kui palju sa võitled nende teemonite ja nii-öelda et hirmuga ettevõtluses. See battle ei ole läbi. Ja, et ma teadsin, et ma sinna niikuinii jõuame. See ei ole veel põhikollini jõudnud. See ongi tegelikult, väga palju sa saad paralleele ikkagi tõmmata, et samamoodi ettevõtluses ma tean, et mingid asjad on väga hirmsad, aga neid tuleb teha, täpselt otsuste langetamine, sa tead, et sul on 50 inimest, 50 inimesel on erinevad arvamused, sa mõtled, et nii, nüüd 10 inimest on minule vastu, et kui nemad nüüd ei saa seda, mis nad tahavad, siis nad võib-olla lähevad ettevõttest minema ja see on kõik halb minu, ma ei tea, ettevõtte brändile ja mis iganes on, et sul tulevad kõik need what if on ju, stsenaariumid jooksevad peast läbi ja siis see hirm on nii meeletu. Aga sa pead aru saama, millest ma olen lõpuks aru saanud, on see, et see ettevõtjana võibki meid tagasi hoida. Et tuleb lihtsalt teha ja tuleb otsuseid kiirelt teha ja sa pead ise lihtsalt teadma, et sa oled sina nagu enda parimas, et sa oled, see moment, kus me praegu oleme, ma olen nagu parim, mis ma saan olla, ja ma teen oma otsused vastavalt sellele ja ma alati meie oma ettevõttes samamoodi püüame ju ka kõik inimeste arvamust nagu kuulda ja see kuulamine tihtipeale ongi veel palju olulisem kui see, et see tagasiside täpselt, ja ennekõike tuleb otsustada ja aru saada, et vahel otsustabki valesti ja see õige vale ja selle kõige kooslus siis teeb sust tulevikust veel parem ettevõttes. Sa saad aru, et kui me jätame otsuse langetamata versus see, et mitte jumala eest eksida, siis see on ettevõttel kindlasti kahjulikum. Ma kunagi vigadest õpitakse. Ma ühel hetkel kirjutasin oma Mediumis paar blogi, et nüüd ma tunnen ennast tegelikult nii halvasti, et ma ei ole rohkem kirjutanud, sest tegelikult mulle ikkagi meeldib kirjutada, eriti kui mul on inspiratsioon, siis mul on nii, et mul need blogid tulevad nagu ülikiiresti on ja siis ma kirjutasin nagu biggest struggles, nagu kõige suuremad väljakutsed siis nagu olles CEO ja siis see üks põhiline oligi see, et sa tahad kõikide inimeste arvamust nagu kuulata aga sa pead lihtsalt leppima, et sa ei saa kõiki õnnelikuks teha, et see on hästi. Kõiki ei saa pliisida. Ja sa pead lihtsalt leppima sellega, aga mul oli väga raske sellega alguses leppida, sest ma olen nagu ma olen üliemotsionaalne inimene ja mul läheb ja alguses just algusaastatel mul läks teiste inimeste arvamus, just minu ettevõtte siseselt läks hästi palju korda, et ma tahtsin vaata,
et kõik saaksid aru, et ma tahan nagu, et ma olen nagu ülihea ja ma olengi hea, vaata, on ju, ja ma tahan, et kõik sellest aru saaksid ja siis ma ühel hetkel lihtsalt sain aru, et see ei skaleeri, ma ei saa oma ettevõtet skaleerida niimoodi, on ju. Ei saa, jah. Et hästi-hästi raske asi, millega toime tulla nagu. Ta on raske, seal järgneva teema, millest ma räägis, ongi, et kes on, kelle käest sa õpid või kes on sinu mentorid? Ma korra selgitan siia veel, et minu jaoks ma rõhutan seda alati, see mentorlus on nii oluline asi, et kui ma räägin sellest, mis ma just olen kogenud, et kui ma olin näiteks investeerimisfestivalil, siis teisipäeval oli mul kohtumine juba ühe korraldajatega, me läksime lõunale, et ma kutsusin ise. Ja tihti sõbrad, vaata päriselt kutsud, kuidas? Ma ütlesin, helistad, kutsud, tuleb, räägid, sinust saab tuttavad. Et seda ei saa lükata 6 aega edasi või et enne vahetult järgmist või ma küsin esimese küsimus, kuidas ma saan aidata järgmisel investeerimisfestivalil aidata teid millega, ükstapuha millega. Ja teine asi, lihtsalt me tahame tuttavaks saada. Inimene on kohal. Sellest kiirest graafikust astub sul ligi ja nii ma olen praktiseerinud viimased 5 aastat elus. Kui ma näen kedagi väga andekad, ma kohe astun ligi, uurin ta kohta, teen mõne komplimendi, mitte nii-öelda enese kasu, vaid ja lähevad paar näed mööda, me oleme tuttavad. See on nii äge. Mul on ka jumala hea lugu rääkida sellest, kuidas kes on sinu need mentorid? Ja et üldse, enne kui ma Testlioga alustasin, siis minu soov oli saada maailma parimaks testijaks, on ju. Ja siis ma 2011 lõpetasin Eestis IT-kolledži, on ju. Ja siis ma otsustasin Markoga koos kolida Eestist ära. Me lõpetasime Londonis, on ju, siis 2011 me kolisimegi Londonisse. See oli 2012 alguses me kolisime siis Londonisse ja ma sain nagu põhikohaga töö ühes ettevõttes, kus ma siis olin testija, aga ma olin nagu ainuke testija selles ettevõttes või oma tiimis ja mul ei olnud kelleltki õppida. Ja siis ma sain aru, et aga selleks, et ma saaks olla parim, ma pean õppima teistelt inimestelt, on ju. Ja siis ma võtsin jälle kõik oma nagu selle julguse kokku, mul oli tohutu hirm, aga ma teadsin, et ma pean õppima parimatelt ja ma kirjutasin Twitteris värisevate kätega ühele sellele meie valdkonna nagu nii-öelda kõige tegijamale inimesele, et kuule, ma nägin, et sa oled umbes Londonis, sest tema tweetis, et ma olen Londonis, kirjutasin talle värisevate kätega siis sinna, et kas sa saaksid muga õhtusöögile tulla, et mulle nii meeldiks sinuga kokku saada. Ja ta nagu mingi niimoodi kirjutas mulle kohe vastu. Ja siis see oli nagu nii äge, et sa pead neid asju tegema. Unistused ei tule sinu juurde, sa pead nii lihtne üks kõne ja sa oled unistusele järgmine päev sõltaga lõunat. See on targad inimesed alati jagavad. Kõige tähtsam nõuanne, küsi. Täpselt, Üliäge. Seda ma kuulen selle lugu, mulle küünahäire. Aga ma nii mäletan seda, kuidas ma koolis olin alati hästi, nagu sa alguses ka rääkisid, olin nagu tagasihoidlik, on ja ma ei julgenud, sest ma nii kartsin, et appi äkki mu küsimus on rumal või siis tekkis see, et näiteks, et ma hästi pikalt mõtlesin, mis küsimust ma tahan küsida, on ja siis teema juba läks mööda ja siis oli nagu kõik. Ja ma mäletan näiteks väga hästi seda, kui mu õde, näiteks on ju, ma käisin temal väga tihti külas, on ju, näiteks kui ta Londonis elas, on ju, ja siis me käisime tema nii-öelda tutvusringkonna inimestega väga tihti väljas, on ju, ja ma nii hästi mäletan, ma olin hästi vaikne alati laua taga, sest et iga kord, kui ma tahtsin midagi öelda, siis oli see, et ma pidin selle vastuse või selle küsimuse enda peas hästi nagu läbi mõtlema täpselt lauseehituse ja siis juba teema oli nagu nii palju edasi liikunud, et ma jäin hiljaks, on ju. Ma nii hästi mäletan seda. Ja siis ma olengi nüüd mõelnud, et ei tasu üle mõelda, et lihtsalt küsi kohe, mis nagu südamel on ju, et sa ei pea igat mingit nagu sõna seal lauses nagu õigesti ritta saama. Absoluutselt, ja mentorid ei pea olema sul üks, vaid seal samas seltskonnas võib olla sul mentor, arendamaks sotsiaalseid oskusi on sul üks, arendamaks oma ettevõtlust on sul teine, sul võib olla 100 ja tihti on see, et üks hetk, kui sa saad selle mentoriga kokku, nii-öelda mentor, saad mõelda, et ta on su mentor, vahetatakse pooli, et mingis osas annad sina talle nõu ja seal tekibki sõprussuht. Ja, et ma nüüd just hakkasin lugema ühte raamatut A Year of Saying Yes ühest nii-öelda LA-s tegutsevast siis produtsendist või nagu stsenaristist ka, kes siis otsustas nagu 1 aasta teha sellise, kus ta ütleb kõikidele pakkumistele umbes jaa. Et ta oli nagu, ta tegi näiteks selle Dr. House'i show, on ju, see seriaal, on ju, sai hästi edukaks, on ju, ja siis ta oli kogu aeg see, kes mingi kõikidele mingitele, ma ei tea, ta kutsuti umbes Elleni show'sse, on ju, ta ütles ei ja mingi kutsuti igast mingi president Obama nagu õhtusöökidele, ta oli kogu aeg ei, et ta nagu ei taha ja et miks tema ju ei vääri seda ja mingi, et teised inimesed väärid palju rohkem.
ma räägin nii kiiresti, nii naljakas. Sa räägid nii hästi, mul on hea kuulata. Mul on nii palju mõtted juba, mul assistent on kirjutanud seinad täis. Aga jah, et ma ei ole seda raamatutel üldse jõudnudki läbi lugeda, aga seal algus lihtsalt on nagu selline, et jah, et ta otsustas kõigele ja öelda ja tulebki lihtsalt kätte võtta ennast ja öelda. Aga nüüd, kui me läheme selle mentorite teema juurde tagasi, siis minul on elus samamoodi väga palju mentoreid. Nagu ma alguses rääkisin, ma sain väga varakult aru sellest, et sul peavad olema ümber inimesed, kes on sinust targemad. Minust on nii liigutav, kuidas sa räägid näiteks oma elukaaslastki. Igas artiklis on alati kirjas. Ja ma just, kui sa selle küsimuse tõid, siis ma kohe automaatselt mõtlengi Markole, sest et Marko on minu jaoks olnud kindlasti see kõige tugevam nagu sammas, mis ei liigu nagu kõige hullematest tormituultes ka, et sõitku sealt kas või tornaado üle, et tema on nagu alati see tugev sammas. Jah, ta võib ka mõnedel hetkedel nagu kõikuda, et meil kõigil on ükski inimene elus ei ole alati mingi kuskil kõrgmomendis on ja et sul on ikka nagu need madalad hetked ka ja siis me nagu toetamegi üksteist, on ju, kaks sükest tugevalt. Mina ei ole nii tugev, nagu ma ütlesin, ma olen rohkem süke emotsionaalne ja asjad lähevad rohkem südamesse ja et Marko on alati olnud, kuna tema enne Testliot, siis kui me koos alustasime, siis tema oli ettevõtteid teinud 10 aastat ja ilma igasuguse eduta tegelikult on ju, et ta küll elatas ära ennast, aga tal ei olnud mingit sükest suurt edu, et ta ka vaatas üles suurtel ettevõtetel nagu Skype'id ja nii edasi on ju, et ta tahtis ka mingit sellist nagu nii-öelda ettevõtet. See oligi õppimisprotsess, oli eeltöö. Ilma selleta kahjuks ei hüppa kusagile. Ja ma mäletan, et siis kui me otsustasime Eestist ära kolida, siis me kõigepealt läksime San Franciscosse. San Franciscos ei meeldinud meile pärast 2 nädalat. Me reaalselt kolisime sinna. 2 nädalat olime seal ja siis oli nii, et nope, not gonna happen. Läksime Dominikaani vabariiki ja siis Marko jaoks oli see Dominikaanis veedetud aeg üks kõige olulisem hetk või moment elus, kus ta reaalselt vaatas tagasi sellele 10 aastale oma ettevõtluskarjääris ja ta sai aru, et mis ta nagu valesti on teinud. Ta sai aru, et näiteks, et kui sa oled ettevõtte asutaja, sul on ülioluline, et sa leiad enda kõrvale inimese kaasasutaja, kes mõtleb sinuga nagu, hingab sinuga samas rütmistel on nagu et sul peab olema nagu see ülitugev nagu inimene kõrval, et sa pead omama ettevõtte visiooni, et tema oli tihti see, kes võttis lihtsalt selle tehnilise poole siis ettevõttest enda kanda ja ta ei mõelnud üldse selle ärilise nagu edukuse peale, kuidas kliente saada või mis kliente me üldse peame püüdma ja nii edasi, et oli alati hästi ühele poolele nagu fokusseeritud. Ja koos on milline harmoonia veel, kui on pere ja meeskond ja üksi jõuad kiiresti, koos jõuad kaugele, et see ongi üksteist rahustatakse maha, vahel tõmmatakse edasi, vahel lükatakse natuke tagasi, et see peab olema kõik süksus. Täpselt. Ja siis kui me hakkasime ettevõtlusega tegelema koos Markoga, siis oli see, et ma alguses mõtlesin, et vaata, me võitsime mingi globaalse häkatoni, saime $25,000. Ma mõtlesin, et nii davai, et nüüd oleme nagu täiesti mingi nagu sõidame umbes Harjelainal. Laineharjal. Seda arvas, et nii naljakas mul aju teeb. See, kuidas sa räägid nii emotsionaalselt, see on nii äge, sellepärast, et Markol on väga vedanud. Et tal on, ma näen seda, et kuidas sa tast räägid, sul põhimõtteliselt iga rakk keepsus, et see, ma arvan, see ongi teie ettevõtte edu alus ka, et te mõtlete ühtemoodi ja kindlasti on seal lahinguid ka. Jaa, aga pigem ongi see, et me oleme nagu tõesti, me ülivähe, me tõesti kakleme ülivähe. Need momente on väga vähe meie elus. Ma segasin su laused natuke vahele. Ei, vahet ei ole. Aga see on väga inspireeriv ja liigutav vaadata, kuidas igas artiklis, kuidas sa puudutad seda teemat ja tihti need võib-olla edu nii lahtine mõiste üldse. Ja edu ongi seda taga, et te üritate, toidate üksteist ja see läheb ainult edasi. Ja. Et ma lihtsalt tunnen, et Marko on nagu, mina arvan, et mina ei oleks täna siin, kui mul ei oleks Markot. Et ta on tõesti, mina olingi ettevõtte, siis kui me võitsime selle häkatoni, saime kõik nagu esimese investeeringu, kõik oli nagu tundus, et oh my god, nüüd on ainult nagu big success on ju, et siis hakkasid need ettevõtte madalpunktid tulema, et kuidas kliente saada ja need on need õiged testid, need õiged nagu probleemid, mis hakkasid nagu tee peale kukkuma, et siis
siis mina olin esialgu hästi nagu löödud igast probleemist, et kui klient mingit negatiivset tagasisidet andis, see oli võib-olla ainult tagasiside selle jaoks, et te saaksite paremaks, et ta ikkagi oli meiega koos, aga mul läks see nii südamesse, ma valasin pisaraid ikka esimestel aastatel meeletult palju ja Marko oli kogu aeg see, kes ütles, et ei, nagu kõik on üli hästi, vaata, et meil on maksvad kliendid, meil on nagu õnnelikud testijad, et me teeme midagi väga õigesti ja ta kogu aeg sisendas mulle seda. Ja siis nüüd ma olengi nagu õppinud, jah. Õpid ridade vahelt lugema, sest ega tagasiside on tihti see, et kui ta sind haavab, siis tegelikult sa vajad neid. Sa vajad seda 1000 tagasisidet, et teha see toode nagu teise külje all natuke kõrgemaks, paremaks. Et muidu on nii, et sa elad mingis illusioonis ja sul on vaja, see tagasiside on kõige väärtuslikum asi üldse. Ja. Mulle siiralt meeldib, kuidas sa seda väljendad, seda oli nii lahe vaadata. Marko on väga vedanud. Aga veel mentoritest või? Ma võin ühe veel tuua, üks kiirelt. Siis kui, mul on just nagu ettevõtte algusajad on hästi sellised monumentaalsed minu arust, nagu lõid sellise tugeva nagu baasi. Et kui me alustasime, siis me tulime suht kiiresti, kolisime Londonist tagasi Eestisse ja siis jälle ma sain aru, et okei, meil on vaja nagu tugevaid inimesi kõrvale ja ma võtsin kohe ühendust Ragnar Sassiga, kes oli Pipedrive'i nagu kaasasutaja. Ma olin ise eelnevalt osalenud hackathonidel, tema oli nagu alati üks korraldajatest ja siis ma teadsin, et nagu tema on hull tegija ja võtsin ka kohe ühendust ja siis tema oli see, kes meid näiteks suunas, et mingi ärikiirendi programmi USA-s on, et mis te siin Eestis passite, et siin ei ole turgu, siin on nii vähe inimesi ja siis me saimegi aru, et vaata, et miks Eesti ettevõtted väga tihti on väga edukad, on sellepärast, et me mõtleme globaalselt päevast üks, sest et lihtsalt Eestis ei ole piisavalt turgu. Sa pead mõtlema kohe välja, sul ei ole. Pead kohe välja mõtlema, Siin saab midagi teha, aga see ei tohiks siia jääda. Jah, täpselt, et tema oli ka nagu siuke hästi nagu siuke tugev alustala nagu. Tean teda ja olen koostööd teinud ja kus see mees genereerib. Kui tal vaba hetk tekib, siis ta mõtles midagi kohe välja. Ja ma imetlen teda ka, et nagu siuke tunne, et on kogu aeg igal pool jõuab igast asju teha, et uskumatu. Uskumatu. Kui sa oled andnud 2 raamatsoovitust, me alati laseme kellegi midagi soovita, kas sa tooksid välja võib-olla ma esitaks seal teistmoodi selle mõtte, et ma tahaks teada, mis teeb sinust nagu, mis on sind, mis aitab iga päevast, mis on see, mis peab sul hommikul tõusma ja oma ettevõtet täiega juhtima. Kas sul on mingi oma rituaal, mida sa teed hommikul enne, kui sa lähed tööle või mis hoiab sind nagu sellel rajal? Mul on, muidugi on olemas see üks asi, konkreetne asi elus. Ja selleks on ratsutamine, et ma küll ei käi praegu iga päev, aga siis kui me olime, vist aasta oli 2016 ja ma olin nagu ainult oma elu pühendanud Tesliole ja siis mul tekkis see läbipõlemise moment, et siis ma sain aru, et tuleb et olla nagu tugev oma ettevõttes ja juhtida inimesi, siis sa pead ise endaga olema rahul, sa pead ise enda eest nagu hoolt kandma ja üks viis seda teha, et korraks nagu nii-öelda ettevõttest ennast välja lülitada on teha sporti ja siis ma ei taha nüüd küll kõiki kadedaks teha, aga siis Marko kinkis mulle pulmadeks hobuse. Mis? See tagasihoidlik viis. Et ta sai aru reaalselt, et esiteks enne seda sul ei olnud mingit pistmist hobustega? Ei, mul oli suur hobusarmastus, nagu terve elu on olnud nagu suur hobusarmastus, ma olin ratsutanud ja nii edasi. Ja siis ta kinkis mulle reaalselt hobusi ja tegelikult tema ju kogu aeg nägi, kuidas ma ennast nagu kogu aeg kuidagi karistasin vaata selle eest, et ettevõttele olid rasked ajad või et ma elasin seda nii emotsionaalselt läbi vaata ja siis nagu pärast seda, kui ma hakkasin enda füüsilise vormi eest ka nii-öelda hoolt kandma, siis ma suutsin palju paremini nendest raskustest üle tulla. Et see andis nagu mulle mingisugused, ma ei tea. See on see koht, kus sa unustad ajavat, sa oma flows tegeled, see hobuse puhul on see on nagu teine hing sul vastas. Ja, et enne ma uppusin ja nüüd sain nagu umbes paadi, et lihtsalt kulgesin üle nende laineharjad, et räägime siin mere teemadel, ma ei tea. Mis raamatu soovitus oleks? Ma nüüd, ühesõnaga ma enne ütlesin, naabrid nutavad, on ju, siis see A Year of Saying Yes. Me paneme ilusti need kirja. Ja siis ma
üks hästi tore raamat, mida ma just ka hiljuti lugesin, ühe väga eduka naisettevõtja poolt kirjutatud. Leslie Blotkett, ma ei tea, kuidas tema nime hääldada, aga tema on ühe väga eduka kosmeetikabrändi eestvedaja või founder, müüs selle ettevõtte 1,6 miljardiga. Ja tema siis kirjutas ühe väga toreda raamatu A Pretty Good Advice. Hästi lühike, hästi konkreetne ja sellised actionable nagu nii-öelda siis need tegevus nagu nii-öelda asjad, et mis ta tegi ja kuidas ta tegi ja kuidas ta mõtles ja et hästi kirjutatud raamat. Ja siis üks raamat näiteks, mis mulle väga nagu meeldis, mis ei lähe nagu kuidagi ka meelest ära, on Extreme Ownership, kirjutatud siis ühe USA Navy nagu Seali poolt, kes siis käiski sõdades ja juhtis nii-öelda tiime ja seal. Ja siis sa nagu kuidagi oskad oma elu palju rohkem perspektiivi panna, sest tema nagu reaalselt pidi vastutama inimeste elude eest. Meie teeme igapäevaselt oma ettevõttes. Vastutame iseenda eest. Me vastutame iseenda eest. Kui midagi juhtub, siis tegelikult sul on alati võimalus, sa lähedki kuskile tööle või mis iganes on ja sul on alati mingi väljapääs, aga sa oled sõjas, sa mängid iga päev nagu oma eluga. Ja siis see kuidagi nii selgelt. Omaklus meeskonnaga, et kui sul on ikkagi alluvad seal valed otsused, ei lõppe sellega, et teeme uuesti. Ja see raamat on selline hästi liigutav, et ma soovitan seda ka. Ja see räägib ka sellest, kuidas nagu tiime juhtida. Et see Joko Villik, kes kirjutas selle raamatu, tema siis nüüd teeb igasuguseid seminare ja räägib nagu ettevõtete juhtidele tiimi juhtimisest. Ja siis ta nagu räägibki sellest, kui oluline on nagu selle tiimitöö. Ma ei taha enam öelda meeskond, ma alati ütlen nagu meeskond ja naiskond, sest et meeskond on nagu nii nagu ühekülgne. See on tiim ikkagi. See on ikkagi tiim, jah. Nii, ja siis tema räägibki nagu sellest, et see tiimitöö on nii oluline, et nad väga palju tegid katseid seal, kus näiteks meeskondadel vahetati, et oli üks meeskond, kes oli nagu ülitugev ja siis neil oli ülitugev nagu meeskonna kapten ja oli siis teine meeskond, kes oli ülinõrk ja kogu aeg nagu kaotas. Ja siis vahetati sellel meeskonnal kapten ära, et see tugeva meeskonna kapten pandi selle nõrga meeskonna kapteniks. Ja siis see meeskond, kes oli nõrk, oli kõige tugevam. Sest et sa õpidki nagu sa juhina, pead oskama oma tiimi nagu koostööd panna tegema ja sa pead olema ka tiimi juhina nagu ongi õppima nagu inimesi tundma ja nende tugevustele nii-öelda fokusseerima. Et üks hetk ma saingi aru ka sellest, et elus nagu üks kõige suurem võit minu jaoks oli see, kui ma sain aru, mis on minu need nõrkused, et ma saaks oma tugevustele nagu fokusseerida. See on väga hästi öeldud. Väga kihvt. Mulle meeldib, kuidas sa ennast väljendad. Ma ennem juba ütlesin seda ka, et hästi põnev oli suga vestelda. Aga kui sa tooksid välja midagi just sellist, mis on sind aidanud ja sa arvad, et meie kuulajaid, ütleme, et üks noor ettevõtja, kes on pusinud, nagu sa ütlesid, Markol on 10-aastane kogemus, ei olnud veel seda üksearvikut seal ei olnud, siis mis oleks see, mis aitaks neil, võib-olla neid ebaõnnestunud projekte tuleb veel palju, aga mis aitaks veel edasi liikuda ja jääda sinna ja jääda endale nagu kindlaks? Ma ütleks selle peale lihtsalt seda, et ole julge ja julge ebaõnnestuda ja ära anna alla. Nii ongi, lihtne. Lihtsalt keep going. Ma võtaks paari sõna veel kokku. Esiteks see soovitus on mega ära anna alla, et järjepidevuus, küsi abi. Kõik aitavad sind. Et mulle, kui ma võtaks selle meie vestluse kokku, väga meeldis kuidas see mentorluse peale, et kui ma rääkisin oma loo, ma nägin, su silmad läksid kohe kirama ja sa rääkisid oma loo, siis täpselt see küsi, et kõik aitavad sind, kui sa küsid, kõige olulisem tööriist, küsi kas või rumalaid küsimusi, sulle öeldakse, see on rumal küsimus, sa rohkem ei küsi. Ära põe, just, küsi ja vali selles lahingus endale kaaslase, et sa üksi tõenäoliselt kõik arvad, et ma jõuan ja teen ja jõuad kiiresti, arvad ka, aga mitte kaugele, sest sul on vaja kellegi jagada, et sa oled oma ettevõtte juht, kui sul on kõige parem kuu või kõige parem aasta ja sa oled oma ettejuht, kui sul on väga-väga halb aasta, et siis on tore kellega jagada. Aitäh sulle, Kristel! Aitäh, et sa võtsid selle aja, sest ma tean, palju aeg maksab ja palju ühe sellise eduka ettevõtja aeg maksab, et sa tulid siia ja olid nõus
selle tunnikese minuga vestlema. Ma olen väga tänulik. Nii lahe ja mulle ka täiega meeldis. Nii loomulik ja tore vestlus. Ja ma ei ütle üldse, et see on viimane. Ma tunnen nii palju ei rääkimata, aga mulle meeldib see, et mis me oleme ju naabrimees ja naabrinaine, et peame Marko ja punti ja let's go. Dinner. It's a date. Aitäh sulle. Ja. Ciao. Ciao.